Minu taust on see, et olen Helsingis omandanud magistrikraadi molekulaarbioloogias ja seejärel sel alal ka töötanud. Aga ühel hetkel otsustasin ma teaduse maha jätta, mitte küll sellepärast, et mu pea poleks lõiganud, vaid sellepärast, et ma armastasin fotograafiat veelgi enam. Kui koroonakriis algas, siis tõttu öelda mind isiklikult esimese laine piirangud ei seganudki. Aga mind väga häiris see, kuidas meile ei räägitud tõtt. Alguses märtsis 2020 olin ma ise ka päris hirmul, sest kartsin haigusi juba enne koroonat, kuna olen lapsest peale põdenud infektsioonhaigusi teistest raskemalt. Ja esialgu uurisingi neid teemasid puhtalt selleks, et midagigi leida, et ise ellu jääda, et millegagi ennast ravida vajadusel, kui ma peaksin nakatuma. Asja uurides kadus mu hirm mõne nädalaga, aga sai selgeks, et koroonaravi ümber toimusid vägagi kummalised lood. Ja 2 ravimit torkasid eriti silma juba esimese laine ajal. Üks neist oli hüdroksüklorokviin, mida oli kasutatud 65 aastat ja millel oli väga hea ohutusprofiil ja mis oli paljudes riikides käsimüügis. Mitmed arstid erinevates riikides olid teatanud, et sellest on koroonaravis abi. Ja koroonaravis oleks pidanud seda võtma 5-7 päeva haiguse alguses ja seda sama annust, mida reumahaiged võtavad igapäevaselt, aga mitte 5-7 päeva, vaid nemad võtavad seda 5-10 aastat järjest. Ehk siis sellest 5-7 päevasest kuurist ei saa olla ohtu inimese tervisele. Et tõsi, hüdroksüklorokviinil esineb küll kõrvaltoimeid, aga need ei ole nii lühikese kuuri ajal ohtlikud. Teine ravim oli Remdesivir, mille kohta ei tulnud kusagilt arstidelt infot, et see aitaks koroona puhul. Remdesiviri oli varem kasutatud Ebola ravimina, aga uuringud katkestati, sest et ravim oli liiga toksiline. Ja kui te nüüd mõtlete sellele, et Ebola suremus on hoopis kõrgem, on hoopis teises klassis kui koroona puhul ja selle nagu öeldakse, katsetest loobuti toksilisuse tõttu, siis nagu koroonaraviks ometi alustas USA NIH selle Fauci juhtimisel siis uuringuid. Et tundub omamoodi paradoksaalne. Ja kuna selles uuringus siis Remdesivir ei vähendanud suremust, siis otsustati uuringu ajal tulemusnäitajaid muuta. Ja kes vähegi teadust teab, siis see teab, et hea teadusliku tava järgi sellist asja ei tohiks teha. Ja nüüd seda uuringut sobivalt sättides saadi endale sobivad tulemused ja Remdesivir võeti kasutusele. Oluline on ka see, et Remdesiviri kuur maksab 2000–3000 eurot sõltuvalt riigist ja samas hüdroksüklorokviin, mille kuur maksab 10 eurot, lavastati ohtlikuks ravimiks. Nüüd, et kuidas seda tehti? Esiteks oleks pidanud hüdroksüklorokviini võtma kohe haiguse alguses ja soovitavalt koos tsingiga. Aga arstidel ei lubatud seda ravimit välja kirjutada haiguse alguses ja lubati kasutada ainult haiglas. Kuigi haiglasse jõudes pole viirusvastasest ravist enam abi ja sellel ravil ei olnud mõtet. Ja ka uuringuid tehti ainult haiglas, mitte varajases ravis. Ja anti nendes uuringutes niigi halvas seisundis olevatele patsientidele liiga kõrgeid doose. Ehk näiteks esimese ööpäeva jooksul anti 6 korda kõrgemat doosi, kui tegelikult varajases ravis oleks pidanud andma. Ja pole ime, et siis haiged kannatasid ja tekkisidki mürgistuse nähud, sellepärast et need kõne all olid üledoosid. Ja selliselt siis õnnestuski see 65 aastat ohutult kasutusel olnud ravim lavastada ohtlikuks. Ja lääneriikides sai arst kirjutada retsepti malaaria ennetuseks või reumaraviks, aga koroonaraviks mitte. Ja see on samamoodi Eestis on see tänase päevani. Ja muide, isegi nüüd omikroni puhul on hüdroksüklorokviin varajases ravis tõhus ja samuti ka mitmete muude hingamisteede haiguste puhul.
Ma pean rõhutama seda, et lisaks füüsilistele piirangutele piirati kättesaadavust ka ohututele ja elu päästvatele ravimitele. Ja paljudes lääneriikides takistati arste kasutamast mitmeid ohutuid ja tõhusaid ravimeid varajases ravis. Ja ei ole nii, et aastakümnete jooksul ohutuks tunnistatud ravimid oleksid pandeemia ajal korraga muutunud inimese tervisele ohtlikuks, vaid siin oli kõne all väga oskuslikult lavastatud ja koordineeritud kampaania odavate ravimite kõrvaldamiseks. Näiteks ivermektiini kutsuti teaduskirjanduses enne koroonakriisi imeravimiks. Ja see on üks ajaloo ohutumaid ravimeid ja üks väheseid infektsioonhaiguste ravimeid üldse, mis on viimase 50 aasta jooksul saanud Nobeli preemia. Ja Nobeli preemia aastal 2015 anti tõepoolest inimravimile, väga heale inimravimile, mitte mürgisele hobuste ussirohule. See nimetus, toksiline hobuste ussirohi, on laimukampaania bränd, mida paljud kahjuks jäid uskuma. Ja seevastu paljud arstid, kes seda ivermektiini on regulaarselt oma patsientidele kirjutanud, peavad seda ohutumaks aspiriinist, paratsetamoolist ja ibuprofeenist. Nüüd neid erinevaid ravimeid, vitamiine ja mineraale, millest koroona varajases ravis on abi, on mitte 2 ega 3, vaid pigem 20. Ent avalikkuses neist ei räägita. Avalikkuses ma pean siis silmas peavoolumeediat, et kõikvõimalikus muus meedias räägitakse nendest väga palju. Ja tegelikult peaks kriitiliselt küsima, et miks ei tehtud vaktsiinikampaaniate kõrval ühtegi kampaaniat näiteks piisava D-vitamiini võtmiseks. D-vitamiin on ohutu, see on odav, seda on lihtne manustada ja selle kohta on piisavalt uuringuid näitamaks, et D-vitamiini puudusega on patsientidel risk põdeda koroonat raskel kujul. Miks, kui eesmärk oli tõesti päästa elusid ja meditsiinisüsteemi kokku kukkumast? Et kui varajast ravi poleks maha surutud, poleks piiranguid 2020 aasta sügisest enam vaja olnud. Ja sest, et varajane ravi vähendab haiglaravi vajadust umbes 80%, et sõltuvalt protokollist. Haiglate ülekoormuse peamiseks põhjuseks oli varajase ravi varjamine. Aga kui varajast ravi oleks tunnistatud, poleks vaktsiinid saanud erakorralist kasutusluba ja müügiluba, vaid sel juhul oleks pidanud läbi viima vähemalt 2 aasta pikkused ohutusuuringud, mitte 2 kuu pikkused, nii nagu koroonavaktsiinide puhul tavaks sai. Ja paslik on siinkohal ka mainida, et ainuüksi Pfizer teenis oma toote pealt üle 30 miljardi dollari ja teenib edasi. Kui esimene laine kevadel 2020 läbi sai ja tuli suvi, siis ma oletasin, et tehakse kokkuvõtted, analüüsitakse, mis läks valesti ja lüüakse kord majja. Et võltsuuringute korraldajad võetakse vastutusele ja aus tõenduspõhine teadus siis tuleb asemele. Aga kui sügis kätte jõudis, sai kahjuks selgeks, et teaduse asemel toodi turule hoopis jõulisem tsensuur. Ja polnud oluline, kui suurte teaduslike saavutustega spetsialist oli kõne all. Tsensuuriti ja hallustati kõiki kriisimeetmete suhtes kriitilisi teadlasi. Nii näiteks käivitati koordineeritud laimukampaania Great Barringtoni deklaratsiooni loonud mainekate professorite vastu. Seal oli 3 professorit ja nende hulgas siis Harvardi epidemioloog Martin Kulldorff on üks enim refereeritud epidemioloogia üldse maailmas. Teine näide on doktor Paul Marik, kes oma meeskonnaga siis on FLCCC arstid USA-s. Nemad siis koostasid ravijuhiseid nii haiglaravile kui ka varajasele ravile, mida 10 000 arstid on edukalt kasutanud. Paul Marik on nüüd ise avaldanud üle 500 teadusartikli ja on sellega üks enim avaldanud intensiivraviarste üldse maailmas, et on oma ala täielik tipp, täiesti geniaalne arst. Ent massimeedias temmeldati teda šarlataniks, inglise keeles snake oil man,
kusjuures nende niinimetatud spetsialistide poolt, kes polnud oma elus ravinud ühtki koroonahaiget. Ja Paul Marikil keelati haiglas kasutada elupäästvaid ravimeid, teda sunniti kasutama remdesiviiri, millel on rasked kõrvaltoimed. Lõpuks jäi 30 aastat intensiivravis töötanud spetsialist oma tööst ilma. Rääkimata sellest, et siis YouTube, Facebook, Twitter, kõik eemaldasid FLCCC arstide konto oma saidilt ja vähe selles ka teadusajakirjades oli peaaegu võimatu avaldada uuringuid, mis näitasid mõne ravimi head mõju varajases ravis. Et näiteks ivermektiini kohta on tehtud ligi 100 uuringut, nende hulgas väga korralikke metaanalüüse ja ka suuri uuringuid, mis siis näitavad suurt ravimõju. Ent nende kohta lääneriikides ei ilmunud positiivseid meediakajastusi üldse. Et muidugi on erand, on teisi riike, kus oli teistsugune olukord, et tõepoolest väga paljud ravimid olid mitmetes kümnetes riikides kasutusel, aga jah, enamikes lääneriikides nagu USA-s ja mitmetes Euroopa riikides siis mitte. Aga jah, meedias taguti rõõmust trummi, kui avaldati mõni erakordselt kallutatud ja meelega valesti kavandatud uuring, mis ei näidanud piisavat ravimõju ivermektiini puhul. Ja maailma ajaloos, et on raske nagu meenutada või leida selliseid juhtumeid, kus rõõmustatakse selle üle, et ravimist ei ole abi, eriti kui on hetkel käsil suur kriis, mille vastu ravimit väga oleks vaja. Et see on äärmiselt kummaline ja äärmiselt paradoksaalne. Nüüd FLCC arstidel, neid on need USA arstid, et see nende ütleme täpsemalt siis selle organisatsiooni tuumgrupp, et seal on umbes 10-20 arstiringis, et neid ei olegi nii palju. Neil on kokku üle 2500 teaduslikku publikatsiooni rahvusvahelistes teadusajakirjades. Ja kui me mõtleme selle peale, et kõikidel Eesti perearstidel kokku pole nii palju rahvusvahelistes väljaannetes avaldatud teadusartikleid, ent ometi arvas Eesti perearstide selts, et nemad on targevad ja nemad teavad paremini, kuidas siis koroonaviirust ei ole võimalik varajases faasis ravida. Ja niimoodi loodi ravisoovitused, kust jäeti need ravimid välja ja vähe sellest isegi hoiatati need ravimite vastu, mis sest, et need on olnud edukalt kasutuses mitmetes kümnetes riikides. Kolmas mainekas arst, doktor Peter McCulloch on avaldanud üle 600 artikli ja sellega ta on üldse maailmas enim avaldanud arste enda erialal. Lisaks on ta avaldanud COVID-i teemal 50 peer-reviewed artiklit. Aga mis te arvate, kas NIH või mõni muu terviseala asutus soovis teha temaga koostööd, kui ta juba aastal 2020 tuli välja varajase ravi juhisega? Et kahjuks vastus on ei. Selle asemel tabas seda väga ulatuslik tsensuur. Ja tõsi, ta on teinud mingeid vigu ja liialdusi, ent see on köömees kõikide nende vigade kõrval, mida ametliku narratiivi esindajad on meediasse paisanud. Ja millegipärast siis ei tehtud koroonakriisi ajal faktikontrolli mitte kunagi nendele spetsialistidele, kes toetasid ette antud narratiivi. Ja sõltumata sellest, kui olulised olid need vead ja kui kurbade tagajärgedega. Kusjuures eksimine on inimlik, ent haritud teadlased tunnistavad oma vigu. Nii Peter McCulloch kui ka näiteks Robert Malone on avalikult tunnistanud oma vigu. Aga kas on keegigi võimu juures olnud spetsialistidest tunnistanud oma vigu ja rahva ees vabandanud? Et samuti on normaalne, et teadlased vaidlevad omavahel. Ent kriisi ajal ei toimunud mingit sisulist debatti, mis on muidu teadusele niivõrd omane. Ja toimus see, mis juhtub ikka siis, kui sisulised argumendid puuduvad ja kui inimestel ei jää muud üle, kui minna teisiti mõtlevate teadlaste isikute kallale ja neid siis halvustada ja tühistada. Viimase 2,5 aasta jooksul juhtus palju asju, mis oleks pidanud iga vähegi kriitiliselt mõtleva inimese valvsaks tegema, nagu hirmukampaaniad, statistikaga vassimine,
vaktsiinide näotu ja ebaeetiline pealesurumine lastele ja noortele, kusjuures, kes seda üldse ei vajanud. Aga kui me jätame need emotsionaalsed teemad kõrvale, nagu nüüd need hirmu ja vaktsiinikampaaniad ja statistikaga vassimise, siis on 3 asja, mis oleks pidanud kõikidel, kellel oli vähegi selliseid erialaseid baasteadmasi, lööma häirekellad helisema. Ja need on punkt 1, on läbipõdemisega saadud immuunsuse eitamine ja eiramine ning siis seda kaudu läbipõdenute diskrimineerimine. Punkt 2, aastakümneid kasutusel olnud ohutute ja odavate ravimite lavastamine ohtlikeks, mis tegelikkuses ei olnud ohtlikud. Siis punkt 3 on kriisimeetmete suhtes kriitiliselt mõtlevate tippteadlaste ja arstide tsensuur, nende tühistamine ja nende isikute halvustamine. Läbipõdemise teema on neist ehk kõige turvalisem ja selgem. Seda, et inimene saab haiguse põdemisega kaitsva immuunsuse, teati juba 10 aastaid enne koroonakriisi algust, et tõsi, me alguses ei teadnud, et kui kaua täpselt see kaitse kestab, aga sarnasuse põhjal teiste koroonaviirustega võis eeldada juba esimese laine ajal, et see kaitse kestab vähemalt pool aastat, aga tõenäoliselt ka kauem. WHO väitis aga, et kuna tegu on uue viirusega, siis pole teada, kaua see immuunkaitse kestab ja kas seda üldse tekibki. See väide on aga ülimalt jabur, sellepärast et kõik hingamisteede haigused, viirushaigused, mis inimese ellu jätavad, tekitavad immuunkaitse. Juba esimese laine järel oleks olnud loogiline vabastada kõik läbipõdenud eneseisolatsiooni nõudest, nii siis meie Eesti riigi siseselt kui ka reisides igal pool maailmas. Ja mõelge, mida see oleks tähendanud näiteks meditsiinitöötajatele, kellest oli kriisi ajal suur puudus, et nad oleksid saanud tööl edasi käia ka pärast seda, kui nad olid olnud lähikontaktis nakatunuga. Ja lisaks oli juba aastal 2020 kevadel olemas antikehatestid, millega sai läbipõdemist piisavalt kindlalt tõendada, kas või kasutades 2-3 testi korraga. Lisaks sellele pool aastat pärast kriisi algust näitasid juba nii uuringud kui statistika, et läbipõdenute haigestumine oli üliharuldane ja kui ka see juhtus, siis oli see tavaliselt kerge. Ehk siis meie tervist kaitsvate spetsialistide huvi oleks pidanud olema välja sõeluda need inimesed, kes olid läbipõdenud ja seega polnud enam ohus. Aga seda ei tehtud ja seda pole tehtud tänaseni. Kui vaktsiinid tulid turule, said vaktsineeritud aastaks COVID-passi, kuigi oli andmeid kogutud vaid paari kuu jooksul. Samas läbipõdenud said tõendi vaid pooleks aastaks, kuigi selleks hetkeks andmed näitasid statistikani ka uuringud, et see kaitse kestab vähemalt aasta, kui mitte kauem. Ja isegi deltatüve ajal, see on siis eelmisel sügisel, kui oli selgelt näha, et vaktsineeritud massiliselt nakatusid ja läbipõdenud palju harvem, ent isegi siis ei pikendatud läbipõdenute tõendite aastale, mis sest, et 10 uuringut näitasid selleks hetkeks, et läbipõdemisega saadud immuunsus on tõhusam ja see on mitmekesisem ja pikaaegsem kui siis vaktsineerimisega saadud immuunsus. See on täiesti immunoloogia baastõde. Ometi meie meedias väitsid niinimetatud spetsialistid, et täpselt risti vastupidist, et just vaktsineerimisega saab kõige parema immuunsuse, mis ometi ei ole tõsi. Seejuures vaktsiinipass jäi Eestis kehtima aastaks, kuigi uuringute ja statistika põhjal oli ilmne, et juba eelmisel sügisel, et vaktsiinide kaitse nakatumise vastu hääbus 3-6 kuuga deltatüve puhul. Ja vähe sellest, et läbipõdenuid diskrimineeriti ja represseeriti ka sellega, et antikehatestiga või siis T-rakulise immuunsuse testiga ei saanud tõendit. Ainult PCR-testiga
sai tõendi ja kõik need inimesed, kes ei läinud haigena end testima ja teisi nakatuma, jäid tõendist ilma. Antikehatest õnneks oli siiski mõnedes riikides ametlikult kasutusel läbipõdemise tõendina, aga kahjuks oli ka selliseid riike, kus ei saanud isegi mitte PCR-testiga tõendid, näiteks USA-s ja Kanadas ei saanud isegi mitte 6 kuuks seal tõendit, vaid inimesed olid sunnitud ennast vaktsineerima. Nüüd selle läbipõdemise eiramise ainus põhjus võis olla sundida kõiki inimesi valimatult vaktsineerima. Et mis sest, et uuringud näitasid veenvalt, et läbipõdenutel oli vaktsineerides sagedasemad ja tõsisemad kõrvaltoimed kui neil, kes polnud haigusega veel kokku puutunud. Mis sest, et vahetult peale läbipõdemist oli vaktsineerimine eriti ohtlik. Eestis ei soovitatud enne vaktsineerimist inimestel ennast testida läbipõdemise osas ja seda ei soovitata siiamaani. Vaktsineeriti ja vaktsineeritakse pimesi kõiki valimatult ja seda võib põhjendatult kutsuda läbipõdenute meditsiiniliseks väärkohtlemiseks. Et sellepärast, et läbipõdenud ei vaja vaktsiini oma tervise kaitseks. Vähe sellest, et kui algusaegadel, kui vaktsiini oli vähe, oleks läbipõdenutele nii-öeldakse raisatud vaktsiinidoosid saanud anda nendele, kes seda reaalselt vajasid, vanematele inimestele, kas või teistes riikides. Ja siis veel ei teatud, kui lühikeseks ja ka kui piiratuks see vaktsiini kaitse kujuneb ja ei olnud ka teada, kui palju tõsiseid kõrvaltoimed see kaasa toob. Nüüd fakt on see, et ligi 2 aastat kuni omikron tüve tekkeni olid läbipõdenud väga hästi kaitstud nii nakatumise kui ka haiglaravi vastu. Ja ka nüüd omikroni ajal on läbipõdenud endiselt hästi kaitstud haiglaravi raske haiguse vastu ja väga palju paremini kui boostitud inimesed. Esimese laine ajal tegime seda, et kirjutasin toimunu kohta pika ja kriitilise analüüsi, aga rohkem ma sõna ei võtnud. Et seejärel ma ootasin kokku circa pool aastat, et mõni arst või teadlane Eestiks astuks avalikkuse ette ja julgeks rääkida asjadest nii, nagu need on. Aga seda kahjuks ei juhtunud. Ja ma teadsin, et avalikkuse ette tulemine ei saa olema kerge ja see oleks tähendanud minu õnnelikku ja rahulikku elu täiesti segi pööramist. Aga lõpuks ei jäänud mul muud üle, sellepärast et ma ei saanud enam öösiti magada ja ma tundsin, et mu süda lõhkeb, et ma tundsin, et ma ei saa seda kõike pealt vaadata ja ma ei oleks endale saanud peeglist otsa vaadata, kui ma poleks rääkinud sellest, mida ma olin teada saanud. Ja sellele muidugi järgnes 2 aastat, 2 minu elu kõige raskemat aastat ja kõige stressirohkemat aastat ja ma jätsin siis tahaplaanile kogu oma elu, mitte ainult fotograafia. Ja tänaseks ma olen siis uurinud väga põhjalikult 3 teemat. Ma olen uurinud ravi, ma olen uurinud immuunsust ja vaktsiine. Ja rohkemaid teemasid ma ei saanud lihtsalt oma fookuse alla võtta, sellepärast et lihtsalt poleks ajaliselt olnud võimalik. Ma jätsin väga teadlikult välja piirangud ja nende mõju, sest et ma mõtlesin, et selleks ei ole vaja otseselt minu erialaharidust ja teadmisi, et seda oleks võimalik teha ka näiteks psühholoogidel või mõne teise valdkonna inimestel. Siis ma jätsin fookusest välja ka maskid, sest oli näha, et maskide kandmine ei olnud kusagil suutnud koroonakriisi lõpetada ega ka piisavalt leevendada ja seega polnud alust oletada, et need suudaks seda ka edaspidi teha. Ja nüüd seda 3 teemat, ravi, immuunsust ja vaktsiine ma olen uurinud väga mitme nurga alt ja olen kuulanud mõlemat poolt, et ma olen kuulanud seda, mida meile serveeritakse meedia kaudu tõe pähe ja ma olen kuulanud vandenõuteooriaid, ka erinevaid äärmusi, et tõesti teada, mida inimesed mõtlevad, mida nad räägivad ja et kogu seda tervikut mõista. Ja kui ma öösiti magada ei saanud, enne kui ma olin hakanud oma artikleid avaldama,
oli mul tõepoolest ka selline tunne, et ma tahtsin inimestele täitsa karjuda, et ärgake üles, kuidas te aru ei saa, kuidas meile valetatakse, et see ei ole tõsi, mis toimub. Aga ma sain kohe aru, et selliselt see informatsioon ei jõuaks pärale ja tekiks hoopis selline vastasseis ja sellepärast ma otsustasin kirjutada ja tegin arstide soovitusel oma artikleid nagu üha neutraalsemaks ja neutraalsemaks, aga endal süda tilkus verd. Aga ma mõistan ka väga hästi neid inimesi, kellel ütleme, on selle kriisi ajal nii-öelda närvid läbi läinud ja kes on ütleme, endast välja läinud teemadest, sest et see tõepoolest on olnud vägagi nagu raske seda pealt vaadata. Ja kui ma nüüd tagantjärele mõtlen, siis ma ei kahetse midagi, mida ma välja ütlesin, aga ma kahetsen seda, et ma olin liiga ettevaatlik. Ma ei öelnud välja kõike, mida ma teadsin, sest ma kartsin, et inimesed ei suuda seda vastu võtta. Ja samuti ma proovisin võimalikult heaga, võimalikult teaduspõhiselt just informeerides, mitte rünnates. Et ma saatsin erinevatele ametiasutustele nagu Terviseametile, Ravimiametile, Perearstide Seltsile, Teadusnõukojale, haiglatele, arstidele, paljudele teadlastele avaliku pöördumise 5-6 korral umbes. Ja ma ei tahtnud olla liiga pealetükkiv, et inimesi iganädalaselt tülitada kiirel ajal. Ma lootsin, et inimesed süvenevad ja jõuavad kiiresti tõejälile selle informatsiooni põhjal, mis ma saatsin. Aga juhtus hoopis see, et meie arstid ja teadlased sõna otseses mõttes usaldasid niinimetatud teadust ehk ette antud informatsiooni, mitte ei süvenenud sellesse teadusesse ise. Ehk et teadlased ja arstid oma kiire töö kõrvalt ei jõudnud tõepoolest uuringuid ise lugeda, vaid et loeti pealkirju, loeti abstrakte ja uuringute kokkuvõtteid. Aga see ei ole kahjuks ei olnud piisav, et usaldati pimesi ravimifirmade poolt läbi viidud uuringuid, kuigi ajalugu on näidanud, et ravimifirmad on valmis kasutama väga ebaeetilisi võtteid selleks, et kindlustada oma kasumit. Ja kuigi ma pean tunnistama, et tõsiselt ma pettusin paljudes arstides ja teadlastes, siis samal ajal juhtus koroonakriisi ajal midagi väga ilusat. Et nimelt astusid välja tõelised kangelased, et arstid, kes siis seisid õiguse eest ravida oma patsiente, sageli riskides oma karjääri ja mainega. Ja maailmas on koondunud 10 000 arste ja teadlasi organisatsioonidesse ja Eesti on küll väike, ent ka meil on koondunud täiesti arvestatav number teadlasi ja meedikuid, kes on saanud aru, et mis tegelikult toimus ja mis toimub ja on ka loodud organisatsioon MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, mis siis seisab ausa tõenduspõhise meditsiini eest. Samas saan aru ka arstidest, kes vaikisid, kuigi nad nägid, mis toimus, sest et arstide käed ei olnud nii vabad kui mul. Et kui arst on ikka 10 aastat kõigepealt ennast koolitanud ja ta armastab oma tööd, siis ta ei taha riskida kõige selle kaotamisega. Ja minul seda ohtu ei olnud. Mind ei saanud sundida astuma välja Perearstide Seltsist, nagu tehti doktor Helen Lasniga, kes eetilise perearstina siis rääkis ausalt, mida ta oma praksises nägi. Ja minule ei saanud esitada üliõpilased imestunud küsimust, et kas ma olen vaktsiinivastane, nii nagu tehti immunoloog Sirje Rüütelpuu-Dinoga, keda oli siis Eesti Päevalehe veergundel väga inetult rünnanud faktikontrolör Heliis Raudsik. Ja loomulikult Sirje ei olnud vaktsiinivastane, ei ole tänaseni, ta sai 2 doosi vaktsiini ka ise. Ja kahjuks ta oli seda sunnitud tegema läbipõdenuna ja kahjuks ta sai selle järel ka väga mitu kuud kestnud ebameeldiva kõrvaltoime. Ja mul ei saanud kambakat teha ka 9 eksperdi poolt, nii nagu tehti Alar Aabiga, arstiteadlasega, kes soovitas siis terveid lapsi mitte vaktsineerida delta tüve ajal, mil oli näha, et vaktsiinide kaitse
nakatumise vastu püsib vaid 2-3 kuud ja vanaema kaitsmine sel ajal ei olnud võimalik, sellepärast et vastasel juhul oleks pidanud lapsi iga mõne kuu tagant uuesti süstima, mis ei oleks olnud mõeldav jällegi nende immuunsüsteemi kahjustamata. Helen, Lasnil ja Alaraabil oli õigus, sellepärast et tänaseks on selgunud, et koroonavaktsiinidega kaasnevad väga tõsised riskid. Näiteks Tai uuringus oli 1/3 lastest pärast vaktsineerimist südame- ja verensoonkonna probleeme. Te võite küsida, et kuidas nii palju, et avalikkuses on räägitud, et see on palju harvem, kui need müokardiidi juhtumid esinevad. Aga vastus on see, et sellepärast, et see on ainukene prospektiivne uuring, kus ei oodatud, kuni lapsed jõuavad haiglasse, vaid neilt võeti proove ja neid jälgiti siis enne ja peale vaktsineerimist aktiivselt. Kui me mõtleme sellele, et lapsed on niivõrd vitaalselt, siis nende selline kergem südamekahjustus võib jääda kliiniliselt ka märkamatuks, ent samas tulevikus see võib tõsta jällegi selle suureks kasvanud lapse siis südamehaiguse riski ja vaevalt, et lapsevanemad seda oma lastele soovivad. Ja siit me jõuame väga olulise küsimuseni. Miks pole vaktsiinitootjad, CDC või mõni suur meditsiiniasutus lääneriikides või kas või mõni Eesti haigla korraldanud ühtegi sellist uuringut, kus siis uuritakse, kuidas need vaktsiinid mõjuvad pärast vaktsiini saamist, näiteks laste südamete markeritele ja muudele asjadele. Kusjuures kevadel 2021 oli juba Iisraeli andmete põhjal ilmne, et mRNA vaktsiinidega kaasnes noorte meestel müokardiidi risk. Et miks ei tehnud selliseid uuringuid, et aktiivselt neid probleeme, nende esinemise sagedust jälgida, kui riskid olid teada, et jääb mulje, et vaktsiinidega seotud terviseriske ei peakski uurima ja kaardistama, kui terviseametkonnad on need pimesi juba ohutuks kuulutanud. Varasemalt üliharuldane müokardiit ja muud südameprobleemid on nüüd sedavõrd sagedased, et USA-s tehakse selle normaliseerimiseks lastel kampaaniaid. Ja võib ka küsida, et miks soovitas Irja Lutsar veel tänavu augustis AK vahendusel lastele ja noortele esmast vaktsineerimist, kuigi see sama müokardiit, mis on niivõrd sage, see võib jätta eluaegse südamekahjustuse, mis ei pruugi täielikult taastuda. Ja sealjuures lapsi koroona ei ohusta, pea kõik on tänaseks haiguse läbi põdenud ja see läbipõdemine juba ise annab neile parema kaitse, kui ükski koroonavaktsiin suudab anda. Nüüd USA vaktsiinikahjustuste andmebaasile VAERS on mullu ja tänavu teatatud üle 50 000 vaktsiinijärgse müokardiidi juhtumi. Ja enne koroonavaktsiinide kasutuselevõttu oli VAERSis vaid üksikud juhtumid aastas. Lisaks on VAERSile tehtud käesoleva aasta septembri seisuga üle 31 000 vaktsiinijärgse surmateate ja lisaks 1,4 miljonit kõrvaltoimete teadet. USA VAERS ei ole ainukene andmebaas, millel on siis niivõrd murettekitavad andmed, et Ühendkuningriigis, Euroopas ja WHO-l on ka andmebaasid ja nendes on täpselt sama kurvad andmed. Ent siiamaani terviseametkonnad väidavad, et nad ei näe ohusignaale. CDC ja FDA väitel pole enamikel VAERSile tehtud vaktsiinijärgsete surmade ja kõrvaltoimete juhtumitel seost vaktsiiniga, vaid et nemad ütlevad, et tegu on ajalise kokkulangevusega. Ja samuti on teatud spetsialistid väitnud, et inimesed mõtlevad endale tervisehädasid välja ja et VAERSile tehakse valeteateid. On selge, et kõik nendest teadetest pole vaktsiini tõttu, aga on alust väita, et enamik on.
Ja lisaks on mitmed uuringud, õigupoolest kõik uuringud on näidanud, et vaersi suurim probleem on alateatamine, mitte ületeatamine. Ja isegi kõige optimistlikumate, nagu ütleme, prognooside alusel arvatakse, et 10–30% siis teateid või probleeme vormistatakse teadeteks, aga pessimistlikumate teadete hinnangul vaid 1 või 2%. Ja me peame selle peale ka mõtlema, et vaersile teate tegemine võtab vilunud meedikul aega vähemalt pool tundi ja seda ka eeldusel, et see süsteem kokku ei jookse ja tavainimene ei pruugi sellega üldse hakkama saada. Või kui ta saab hakkama, siis läheb tal selle peale terve päev aega. Lisaks on nende valeteadete esitamine kriminaalselt karistatav, seega valeteadete arv ei saa olla suur. Ja lisaks on enamik nendest teadetest tehtud meedikute poolt. Ja selle kinnituseks, et vaersis on vähem teateid, kui tegelikkuses on, pange nüüd tähele, kohtu nõudmisel avalikustatud USA 5 Safe andmebaasi andmed. Vaktsiinitootjad ja terviseametkonnad, nad küll lubasid läbipaistvus, aga selleks oli vaja käia kohut üle aasta, et USA CDC avalikustaks siis oma selle 5 Safe andmebaasi andmed, mis siis loodi spetsiaalselt koroonavaktsiinide kõrvaltoimete jälgimiseks. Võime küsida, et miks nad sellega küll viivitasid, aga võib-olla selleks, et nad ei tahtnud avalikkusele teatada sellest, et 7% inimestest olid sunnitud pärast vaktsiini saamist pöörduma arsti poole abi saamiseks. Ehk et see 7% on ikkagi väga kõrge number. Ja lisaks 30% vaktsiini saanutest ei suutnud jätkata oma igapäevaste tegevustega ehk siis minna tööle või kooli. Ja oluline on märkida ka seda, et selle 5 Safe rakendusega said siis inimesed liituda vabatahtlikult ja märkida kõrvaltoimed siis telefoni kaudu, et milliseid siis esines. Ja sellega siis, kuna see ei olnud kohustuslik, siis sellega liitus 10 miljonit inimest. Ja tänaseks on avalikustatud ainult need andmed, kus siis oli võimalik panna linnukene ankeeti selle kohta, et mis soojus esines. Aga sellised andmed, kus inimene pidi vabade sõnadega kirjeldama vaevusi, mis seal ette antud ankeedis ei olnud, et neid ei ole tänase päevani avalikustatud. Ja on alust arvata, et selle andmebaasiga tegelikult liitusid pigem need inimesed, kes siis suhtuvad vaktsiinidesse nagu heasoovlikult ja positiivselt, sellepärast et enamik liitunutest liitus esimeste kuude jooksul ja sel hetkel ei olnud vaktsineerimine veel kohustuslik, vaid läksid inimesed tavaliselt vaktsineerima õhinaga ja vabatahtlikult. Et seega ei ole alust arvata, et sellesse andmebaasi on nagu eeskätt tulnud neid selliseid nii-öeldakse kaebajaid ja polkovniku leskesid, nagu on vahest halvustavalt öeldud nende inimeste kohta, kes siis on nagu teateid teinud. Ja kui me võrdleme nüüd selle 5 Safe'i ja vaersi andmeid, siis vaersis on selle valimi põhjal vaid 2,5% kõikidest terviseriketest teatatud, ehk siis, et 97% on jäänud teatamata. Ja isegi kui me võime, ei pruugi olla, et see 5 Safe'i valim on täpselt õige, et isegi kui see ei ole absoluutselt õige, siis see suurusjärk on ikkagi, peab olema sarnane ja see näitab seda, et vaarsile tõepoolest mitte ei ole tehtud liiga palju teateid, vaid et siin on jäänud väga palju terviserikkeid teatamata. Ja seda näitavad kõik uuringud, et näiteks Harvardi ülikooli mahukas uuring varasemalt näitas, et vaid 1% probleemidest vormistati siis kõrvaltoimete teatisena. Kõrvaltoimed, et eriti kui neid on palju, see on juba tagajärg. Aga kuidas me siia küll jõudsime, et ma räägin sellest ka paar sõna. Meile on ju pidevalt kinnitatud, et vaktsiinid on ohutud ja tõhusad ja et kuigi nad toodi turule rekordaja, kiirusel ei lõigatud kvaliteedi ja ohutuse teemal nurkasid.
Aga kahjuks on fakt see, et asjad läksid koroonavaktsiinidega rappa juba päris alguses. Juba enne, kui vaktsiinid lubati turule, jäeti uurimata väga kriitilise tähtsusega asjad. Punkt 1, ei uuritud farmakokineetikat ehk siis seda, et kuhu vaktsiin liigub kehas pärast süstimist. Kus ta pärast seda nagu edasi läheb, kaua erinevates kohtades püsib, kus see väljutatakse. Siis punkt 2, ei uuritud seda, et mida vaktsiin siis kehas teeb. Millised on koostoimed näiteks teiste ravimite, teiste vaktsiinidega. Ja siis ei uuritud, punkt 3, ei uuritud siis ka genotoksilist ehk siis sellist mõju, mis mõjutab inimeste siis genoomi ehk DNA-d ja kartsinogeenset mõju ehk siis vähki. Ja meile räägiti, et mRNA vaktsiin püsib õlalihases ja laguneb kiiresti. Et räägiti, et paari tunniga kuni kõige rohkem paari päevaga. Aga tegelikkuses jõuab see vaktsiin praktiliselt igale poole kehas, et see jõuab vereringesse, see jõuab aiu, munasarjadesse, põrna ja nii edasi ja nii edasi. Ja pole võimalik, et teadlased ei teadnud seda kohe päris alguses, sellepärast et nanolipiide, millesse mRNA pakiti vaktsiinis, seda kasutati erinevate ravimite, näiteks keemiaravi viimiseks aiu uuringutes. Nüüd edasi, mRNA, mis on vaktsiinides, ei ole looduslik, vaid see on modifitseeritud, see on sünteetiline ja see on organismile võõras. Ja see sünteetiline mRNA on palju püsivam kui looduslik. Kahjuks vaktsiinitootjad ei vaevunud uurima, mis mRNA-st pärast süstimist edasi saab. Väideti vaid, et see laguneb kiiresti ja tegelikkuses aga on selgunud uuringutes, et see sünteetiline mRNA püsib kehas vähemalt mitu kuud ja võib tekitada põletikku. Ja kuigi see info oli tegelikult, see avaldati väga mainikas ajakirjas Cell, siis see info pole siiamaani laiemalt arstide meedia teadusesse jõudnud. Vaktsiinide kodeeritud ogavalk pole mingi süütu viiruse osake, millega immuunsüsteemi treenida, vaid see on viiruse põhirelv, mis on lisaks väga toksiline. Nüüd selle ogavalgu kahjulikkuse kohta on avastatud kümneid mehhanisme, mis jällegi pole väga meediasse jõudnud. Kui me nüüd läheme tagasi, läheme nende kliiniliste uuringute juurde, mille alusel siis vaktsiinid said aasta 2020 lõpus müügiloa, siis ka nendes olid väga suured puudused ja sellele juhiti tegelikult erinevate teadlaste poolt tähelepanu juba ka tükk aega enne, kui vaktsiinid said loa müügiks, aga jällegi see jäi meediasse täiesti tähelepanuta. Nimelt olid siis vaktsiinitootjad valinud uuringutesse eeskätt nooremapoolseid ja terveid inimesi, mitte peamiselt eakaid ja kaasuvate haigustega inimesi, kes siis reaalselt vaktsiini vajasid. Ja me teame, et terved inimesed taluvad vaktsiini kõrvaltoimeid ka paremini kui siis haiged ja eakad inimesed. Lisaks, mis on hästi oluline, suunitleti uuringud teadlikult niimoodi, et 2 peamisele küsimusele, mida tavaliselt vaktsiinidelt oodatakse, polnud võimalik vastust saada. Ja need on siis punkt 1, kas vaktsiinid kaitsevad ka nakatumise ja viiruse edasi kandumise eest. Ja punkt 2, kas vaktsiinid kaitsevad ka surma eest. Lisaks ei andnud vaktsiinitootjad välja uuringute toorandmeid teistele teadlastele analüüsimiseks ja vähe sellest, et nad ei andnud neid välja siis aastal 2020, kuigi nad oleksid võinud seda teha, nad ei ole seda teinud tänaseni. Ja selline salastamine on ikkagi väga kummaline, kui polnud midagi halba varjata. Ja eriti, kui sooviti võita inimeste usaldust täiesti uue toote osas, mille suhtes inimestel oli kahtlusi. Ja nii palju lihtsalt sellest läbipaistvusest, siis mida suure suuga lubati.
Nüüd järgmine väga oluline probleem oli uuringute platseebogruppide kaotamine, millega sisuliselt võeti võimalus hinnata vaktsiinide ohutust pärast 6 kuu möödumist. Kuigi seda oli otsustatud teha vähemalt 2 aastat. Ja nüüd on oluline märgata, et varasemate vaktsiinide puhul ohutusuuringud kestsid vähemalt 2 aastat, kui mitte 5 aastat. Ja nüüd koroonavaktsiinid said kasutuse loa, erakorralise kasutusloa vaid 2 kuu ohutusuuringute järel. Ja just seetõttu oleks olnud ülioluline, et platseebogrupid jäävad alles vähemalt 8 aastaks, aga tõepoolest need kaotati juba pärast 6 kuud. Nüüd järgmine probleem. Vastupidiselt ootustele ei näidanud kliiniliste uuringute 6 kuu andmed, et vaktsiinid aitaksid vähendada üldsuremust või siis suremust COVID-i tõttu. Kuigi seda meile väideti, siis kõige kõrgema kvaliteediga tõendusmaterjal ehk siis kliinilised uuringud ei näidanud seda. Ja tänaseks on teadlased toonud ka päevavalgele info. See on muide avaldatud mainikas meditsiiniväljaandes Vaktsiin. Ja see info oli teada vaktsiinitootjatel ja ravimiametitel juba enam kui aasta tagasi. Ent tänaseni ei ole seda tunnistatud. Ja mis siis selgus, et nii Pfizeri kui ka Moderna kliinilises uuringus oli osalejatel suurem risk saada vaktsineerides tõsine kõrvaltoime, kui vaktsineerimata jättes sattuda COVID-19 tõttu haiglasse. Ja seda Wuhani tüve puhul, mis oli palju ohtlikum kui praegune. Kui me mõtleme kasu ja riski analüüsi, siis tänaseks on läinud veel rohkem kaldu nagu sinna vaktsiinide kahju poole. Sellepärast, et täna ei saa isegi mitte eakad inimesed enam vaktsiinist kasu, et näiteks üle 80-aastaste puhul peaks vaktsineerima 7300 inimest selleks, et ära hoida 1 surmajuhtum COVID-19 tõttu. See on nüüd omikron tüve puhul. Nüüd kliinilistes uuringutes on siis kõrvaltoimete esinemise sagedus 1/800, aga tegelikkuses päriselus on see veelgi kõrgem. Nüüd üks tuntumaid südamehaiguste spetsialiste doktor Aseem Malhotra, kes ise muide sai 2 doosi Pfizeri vaktsiini ja esines isegi riiklikus televisioonis, et edendada vaktsineerimist 2021, on nüüd tänaseks kirjutanud 2 põhjalikku artiklit ja ta on teinud mitmeid sõnavõtte ja kutsunud üles viivitamatult peatama mRNA vaktsiinide kasutust, et just selle tõttu, et see kahju ja kasu analüüs näitab, et sellel kasutamisel ei ole mõtet. Ja tuleb teadvustada, et kliinilised uuringud on tehtud vaktsiinitootja poolt ja nendes kõrvaltoimete aus registreerimine on vägagi suure küsimusmärgi all. Vägagi kaheldav, sellepärast, et on välja tulnud väga palju signaale kõrvaltoimete varjamisest. Ja siin näiteks võiks mainida väga hästi dokumenteeritud lugu, kus siis 12-aastane tüdruk Maddie Degeray sandistus Pfizeri kliinilises uuringus. Ta on tänaseks ratastoolis osaliselt halvatud ja tal on söötmise sond. Aga Pfizer märkis tema kõrvaltoimeks kõhuvalu ja FDA andis sellele vaktsiinile rohelise tule kasutamiseks siis miljonitele inimestel. Ja kusjuures ajakirjas New England Journal of Medicine on tüdruku kõrvaltoime üldse välja jäetud. Ja teine ilmekas juhtum on Brian Dressen, kes sai AstraZeneca uuringus, täiskasvanute uuringus siis esimese doosi järel väga tõsise vaktsiinitüsistuse. Ja niivõrd tõsise, et tal siis uuringu korraldajad ei lubanud saada teist doosi. Aga tema kõrvaltoimeid ei ole uuringu andmetes kajastatud, sest seal kajastati kavalalt vaid need kõrvaltoimed, mis oli siis inimestelt, kes olid saanud 2 doosi. Ja ometi me teame, et AstraZeneca vaktsiini puhul tekitab esimene süst rohkem kõrvaltoimeid kui teine
Et see erinevus on Pfizeri ja Modernaga ja me võime vaid mõelda, et kui see Brian Resson jäeti välja, kas siis jäeti välja üldse kõik esimese doosi järel tekkinud probleemid, et saada kõrvaltoimete protsent madalamaks. Väga mainekas Briti meditsiiniajakiri British Medical Journal, BMG, on teinud korraliku uurimuse ja ühe sellise Pfizeri vaktsiiniuuringu läbiviimise koha osas ja ta on paljastanud, et seal samamoodi esines väga suuri probleeme nendes kõrvaltoimete registreerimises ja mitte ainult, et seal oli väga palju muid probleeme ja võiks öelda suisa nagu pettusi. Tänaseks on teada, et vaktsiinitootjatel ja terviseametkondadel oli paljugi varjata. Näiteks FDA proovis viivitada 10 aastaid Pfizeri andmete avaldamisega, millele oli tuginenud nende enda heakskiit. Ja neid dokumente on nüüd siis kohtunõudmisel avalikustatud ja välja on tulnud ikkagi väga jubedaid asju. Aga jällegi kahjuks need asjad millegipärast tavameediasse ei jõua. Õnneks on siiski neid nii-öeldakse üksikute vaktsiinitüsistuste juhtumite kohta avaldatud üksjagu uuringuid ja on umbes tänaseks kindlasti juba üle 2000 eelretsenseeritud teadusartikli. Ja me teame nende uuringute ja siis samuti siis arstide kogemuse põhjal, et koroonavaktsiinid põhjustavad erinevaid suuri probleeme, näiteks neuroloogilisi häireid, südame- ja veresoonkonna probleeme, erinevaid tromboose, südamelihase põletikku, menstruatsiooniprobleeme, mida alguses täiesti eitati, siis on autoimmuunhaiguseid ja erinevaid immuunsüsteemi häireid, näiteks erinevad latentsed haigused nagu herpes ja vöötohatis ja borrelioos võivad uuesti puhkeda. Sperma kvaliteet langeb ja nii edasi. Pika COVID-i ja vaktsiinitüsistuste sümptomid osaliselt kattuvad, kuna mõlemal juhul tekitab ilmselt probleeme just see ogavalgu toksikoloogia. Tõsi, neid neuroloogilisi probleeme esineb just eeskätt vaktsineerimise tõttu. Ja tänasel päeval ongi meditsiinisüsteem üha koormatum pika COVID-i ja vaktsiinitüsistuste raviga. Ja tihtipeale on neid ka raske eristada, sellepärast et pika COVID-iga patsiendid lasevad ennast vaktsineerida ja samamoodi siis vaktsineeritud inimesed haigestuvad uuesti ja saavad pika COVID-i. Et väga suure tõenäosusega on selle ogavalgu toksilisus kumuleeruv ehk siis iga uue vaktsiinidoosiga, iga uue põdemisega siis keha tõenäoliselt kannatab selle all, siis nagu võib kannatada rohkem. Ja näiteks Ühendkuningriigis kannatab siis 2–3% rahvastikust nüüd siis pika COVID-i või siis vaktsiinijärgsete sümptomite tõttu. Ja USA-s on see number veel palju suurem, et see on kuni 5% inimestest ehk 20%. Ja igatahes on väga raske ka neid eristada tõesti, et mis on siis vaktsineerimise ja mis on siis läbipõdemise ja kui suur osa on näiteks mõlema koosmõju tõttu. Aga on täiesti selge, et koroonavaktsiinid ei aita vähendada pika COVID-i riski. Vaktsineerimisega seotud terviseriskid on äärmiselt tõsised ja mitmel pool arstid alles hakkavad neid ära tundma, suutmata neid korralikult ravida. Aga õnneks teisalt on jällegi mitmed arstide ja teadlaste organisatsioonid selle nimel intensiivselt töötanud, et aidata nii siis vaktsiinitüsistuste kui ka pika COVID-i all vaevlevaid inimesi ja on koostatud ka ravijuhiseid, millega saab siis üha tõhusamalt inimesi aidata. Ja ma mainisin eespool doktor Paul Märikut. Tema on nüüd üks nendest, kes on siis teinud meeletu töö ära koos FLCC arstidega parimate raviviiside leidmiseks. Kusjuures doktor Märik sai aastal 2021 ise 2 doosi vaktsiini ja ta julgustas sel ajal ka teisi eakaid seda tegema. Aga nüüd aeg on möödunud ja paraku on võimatu temal arstina mitte näha seda, mis toimub
ja tänasel päeval kutsub ta koroonavaktsiine kõige toksilisemaks preventiivseks sekkumiseks, mida tema oma elus on meditsiinis näinud. Aga õnneks ta ei jäänud tõepoolest istuma käed ripus, et vähest sellest, et nad on koostanud neid ravijuhiseid FLCC arstidega koos, on nad ka neid pidevalt täiendanud vastavalt uutele teadmistele ja kuigi nad räägivad, et nad ei suuda garanteerida, et nad suudavad kõik päris terveks ravida, siis aidata saab peaaegu kõiki ja vähemalt, et saab enamikel juhtudel saab inimeste kannatusi leevendada. Ja mis on meil väga oluline on see, et nad annavad ka väga lihtsaid juhiseid, mida siis saavad inimesed hea arsti nõustamisel ka ise teha. Et näiteks toon mingid lihtsad näited, et näiteks autofaagiat saab stimuleerida vahelduva paastumisega, mis tähendab seda, et sööd päevas 6–8 tunni jooksul. Siis on erinevad toidulisandid, mis seda autofaagiat stimuleerivad. Näiteks hüperbaarne hapnik aitab ja saun ja nii edasi, et seega lootust on. Ja oluline on ka see, et need inimesed, kes on ennast siis vaktsineerida lasknud, et kas siis vabatahtlikult või sunniviisiliselt, et nad ei muretseks asjata, sellepärast et hirm ei ole ka tervislik, et see on täiesti fakt, et enamik kõrvaltoimeid esineb ikkagi esimeste nädalate jooksul pärast vaktsineerimist. Aga kui on juba möödas aasta viimasest süstist, eriti kui alguses ka ei olnud kõrvaltoimed, siis võiks täitsa rahulikumalt hingata, et ei tasu ka üle mõelda. Muidugi me ei tea kaugtüsistusi, aga me loodame parimat, et neid ei oleks. Ja kunaks nüüd tõesti arstide kogemus viitab sellele, et ogavalgu toksilisus võib olla kumuleeruv, siis kõrvaltoimete risk võib kasvada siis iga uue siis kokkupuutega. Ja seetõttu tasuks seda kokkupuudet ogavalguga vältida, eriti nendel inimestel, kellel on vaktsiinitüsistus või pikk COVID. Seda tasuks vältida siis nii viirusega loomulikul kujul kokku puutudes kui ka vaktsineerides. Et mitte mingil juhul ei tohiks teha juurde tõhustusdoose. Ja kui inimesel on näiteks vaktsiinitüsistus, siis on ka soovitav kasutada meetmeid, et mitte nakatuda. Selleks on olemas ka täiesti spetsiaalsed juhised. Kui inimene siiski haigestub, siis on tähtis alustada kiiresti varajase raviga võimalikult haiguse alguses. Sest et kuigi see omikron ei põhjusta enam nii palju rasket haigust kui varem, siis pikk COVID võib jääda vinduduma pikkadeks kuudeks, isegi ka noortel. Ja isegi ka siis, kui see haigus ise ei ole olnud väga raske, et kui haigestumine on olnud leebe. Kui nüüd pikale COVIDile ja haiglaravile on Eestis olemas ravijuhised, siis vaktsiinitüsistuste raviks ei ole olemas ühtegi ametlikku juhist. Ja ma peangi küsima, et kuidas see on võimalik, sellepärast, et vaktsiinitüsistuste eitamine ei tee neid olematuks ja tüsistusi ära tunda, ennetada, inimesi aidata ja ravida saab ainult siis, kui tõesti neid tunnistatakse. Aga ma ise arvan, et tõde tuleb välja, sellepärast, et hetkel on paljud spetsialistid, kes varasemalt toetasid vaktsineerimist ka väga häälekalt, on mitmed sellised spetsialistid muutunud väga kriitiliseks. Ja on ka põhjus sellepärast, et vaktsiinitootjad ja FDA ja CDC ja muud ametkonnad on läinud ikkagi ka täitsa üle igasuguse piiri, et võiks öelda täiesti jultunuks. Et näiteks siin lubati FDA ja isegi Euroopa Ravimiameti poolt turule uus see omikroni vastane Pfizeri vaktsiin, mida oli testitud 8 hiirel ainult, inimestel mitte. Ja see ei seganud seda vaktsiini kuulutamast ohutuks ja tõhusaks, kuigi tegelikult andmeid selle kohta ei ole. Ja näiteks siin Paul Offit, kes on FDA selles nõuandvas komisjonis ja kes on kahtlemata üks vaktsineerimise edendamise suur kuju USA's. Tema näiteks hääletas vastu selle 8 hiirel testitud vaktsiini kasutuselevõtule. Et ta leidis, et see ei ole mõistlik otsus, et seda hakata massiliselt kasutama niivõrd väheste andmete põhjal.
Samuti hääletas ta vastu väikelaste ehk siis 6 kuu vanuste imikute kuni 5-aastaste laste vaktsineerimisele. Ta ütles isegi, et kahju, et sai valida selles komisjonis ainult ei või jaa, sest et tema oleks tahtnud valida hell no ehk eesti keeles see tähendab siis kurat ei. Ja tähelepanuväärne on ka see, et samal ajal kui siis USA's tegid FDA ja CDC aktiivselt kampaaniat väikelaste vaktsineerimiseks, kusjuures 3 doosiga, siis samal ajal Taanis peatati alla 18-aastate vaktsineerimine üldse esimese doosiga. Ehk et terviseametkonnad erinevates riikides on ka väga erinevatel seisukohtadel. Lisaks siis vägagi silmi avav ja ütleksin, et šokeeriv näide koroonavaktsiinide niinimetatud teaduse kohta on uuring, mille põhjal siis FDA andis loa väikelaste, sealhulgas siis nende 6 kuu vanuste imikute vaktsineerimiseks 3 doosiga. Nimelt selles uuringus Pfizer ignoreeris 97% uuringu ajal toimunud haigestumistest, kusjuures uuringus oli suurem risk haigestuda vaktsineeritutel. Ja arvesse võeti ainult 10 haigestumist. 97% ignoreeriti ja 10 võeti arvesse ja ülilühikeses ajaaknas pärast 3. doosi. Ja ka seal ei saa öelda, et see mõju oleks olnud mingi väga suur ehk 10-st 3 haigestumist oli siis ikkagi vaktsiinigrupis ja 7 platseebogrupis. Ja lisaks samamoodi nagu täiskasvanute puhul likvideeriti ka selles uuringus platseebogrupp juba 2 kuu järel ehk ei ole mitte mingisugust võimalust selles kliinilises uuringus siis hinnata ei efektiivsust ega ka tervisehäireid pärast 2 kuu möödumist. Väga kavalalt manipuleeritud ja statistiliselt täiesti olematu uuringu põhjal andis siis FDA heakskiidu Pfizeri vaktsiini kasutamiseks ligi 20 miljonil USA väikelapsel. Ja kuigi valdav enamus on lastest selle haiguse juba läbi põdenud ja omavad tõesti palju paremat immuunkaitset, kui vaktsiinid suudaksid pakkuda. Ja lisaks ka selle vaktsiini heakskiit toimus erakorraliselt ja erakorralist kasutusluba saab anda ainult hädaolukorras, aga laste tervise seisukohast ei ole olnud kogu viimase 2,5 aasta jooksul hetkekski hädaolukorda, nii et ka see oli täiesti põhjendamatu. Ja neid näiteid võiks jätkata ja jätkata, aga lihtsalt ajapuudusel ei saa neid kõike siin ette lugeda. Aga on veel väga mitmeid murettekitavaid signaale, mida pole kahjuks piisavalt uuritud ja kahjuks proovitakse neid probleeme üldsegi vaiba alla pühkida. Ja nendeks probleemideks on siis näiteks on liigsuremus, on siis südame seiskumiste ja äkksurmade nagu seletamatu kasv. Me teame, et tippsportlaste puhul on südame seiskumiste ja äkksurmade arv on mitmekordne võrreldes näiteks aastaga 2020, mil koroonaviirus oli juba kohal, aga veel ei vaktsineeritud väljaspool uuringuid. Nüüd liigsuremus saab olla seotud kuumalainetega, aga ainult osaliselt. Sellepärast, et mitmetes riikides oli juba enne kuumalaineid kõrge liigsuremus, mis ei olnud COVIDiga ka seotud. Näiteks Ühendkuningriigis oli enne kuumalainet oli 15% ülesuremus. Et kuumalainega on ka veel see asi, et peab arvestama sellega, et sel ajal on just südameprobleemidega inimestel nagu oht surra. Ja kui me teame seda, et vaktsiinide tõttu on kasvanud südame ja verensoonkonna haiguste arv ja määr, siis on võimalik, et ka see on edendanud seda, et kuumalaine ajal inimesed surevad. Ja selle asemel, et korralikult uurida, mõeldakse välja igatsugu napakaid seletusi. Näiteks on räägitud ja kirjutatud artiklites, et riskiks on näiteks kõhuli magamine või teleka vaatamine või liiga innukas rohimine või mõni muu jabur asi. Ja ma ei ütle, et liigsuremus on kindlalt ainult vaktsineerimise tõttu, aga see, et seda teemat korralikult ei uurita, paraku ei tekita üldse usaldust.
Ja kokkuvõttes ma olen kindel, et tõde tuleb laialt avalikuks varem või hiljem nii varajase ravi, immuunsuse kui ka koroonavaktsiinide osas. Aga ma tõesti loodan, et selleks ei läheks liiga kaua, sellepärast et ajalugu on näidanud, et on võimalik aastakümneid teinekord erineva lobitöö tulemusel varjata teatud andmeid, aga kahjuks selle varjamise hinnaks on reaalselt inimelud ja inimtervised.